Tere kõigile ja tere tulemast Arvamusfestivali 3. surmateemalise arutelule, mis on päris äge fenomen ja tegelikult meil siin, minu nimi on Rille Pilak, meil on Eesti vähitõrjevõrgustikust ja meil on tegelikult hullult hea meel, et te olete kõik siin ja me kogusime kokku teile kõik inimesed, kellele meeldib sellel teemal tegelikult rääkida. Ja me oleme jõudnud kokkuleppele ka sellest, et me räägime elust, räägime otsustest, räägime paljud toredatest asjadest, et see kindlasti ei ole selline depressiivne jutuajamine, aga tegelikult räägime ka väga palju teemadest, millest meil on vaja ühiskonnana rääkida. Me oleme küll ausalt vähist alal, aga me kindlasti ei räägi ainult vähiravist, aga kuna see vähi teemaga alati see elulõpu teema ja surma teema natukene tuleb lähemale, siis me ka sellel alal sellest natukene räägime. Aga ideeliselt panime ka nimeks, et surm ei küsi diagnoosi, et see võib juhtuda kõigiga ja see kindlasti juhtubki kõigiga. Mul on väga kahju kõigile seda teada anda, aga see kindlasti juhtub meie kõigiga ja me kõik võiks sellest tegelikult natukene rohkem teada, aru saada ja koos rääkida. Me kogusime kokku teile crème de la crème, parimad inimesed, kes meie arvates võiks sellest rääkida, ka just ka sellest, et oleks erinevaid nurki, et oleks erinevaid pooli ja saaks kõik mõnusasti selle 1,5 tundi rääkida. Mis olin ka eesmärgik on see, et kõik teemad on tegelikult lubatud. Kui teil tuleb teemasid üles, millest te tahate meilt küsida, siis kõike võib küsida ja kõike võime arutada ja selles hulgas siin natuke mõelda. Kes me siis täna teile kokku kogusime, on põhimõtteliselt, ma võtan siin, tutvustan korraks ära ja siis me korraks küsime ka, kes te seal teisel pool olete. Et siis meil on kõigepealt doktor Susann Sündemaa, kes on PERH-i palliatiivraviarst ja Viljandi haigla toitumise arst ka. Meil on Pille Retter, kes on siis 4. staadiumi vähiga patsient ja kes on ka kirjutanud väga ilusa raamatu Mina valin elu. Ja on ka onkoloogika üks asutajatest. Meil on Katrin Helmet, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi intensiivravi anestesioloogia arst ja ka Tartu Ülikooli siis eetika õppejõud. Meil on Marju Kõivupuu, kes on siis Tallinna Ülikooli surmakultuuri uurija ja natuke folkloorist, nagu me lubasime öelda. Ja meil on doktor Vahur Valver, kes on siis PERH-i onkoloog ja ka Eesti Vähiliidu president. Ja me mõtlesime alguses, me teeks niimoodi, et me paneks selle slaido tööle ja korraks küsiks teie käest paar küsimust. Et aru saada, et kui mugav meil selle teemaga täna on ja kui palju me tahame seda mugavust järjest juua, siis ma küsiks teie 3 küsimust ja siis me koos hakkaks järjest nende peale mõtlema. Et kui te saate võtta oma telefonid välja, võib telefonid kasutada, võib ka ise väljast mõelda, aga jah, et kõige esimene küsimust ongi surmast rääkimine, et milline väide iseloomustab sind ennast kõige rohkem seal ja see, et kas võiks sellest rääkida rohkem. See on oluline, aga see on raske ja pigem väldin või pole eriti selle peale mõelnud. Ma eeldan, kuna meil on siin inimesed tulnud ise siia katuse juurde, et siis võib-olla seda viimast võib-olla kõige rohkem ei tule, aga mul on hea meel näha, et inimesed 64% ütleb, et võiks rääkida palju rohkem. Ma näen seal 30%, et on oluline rääkida, aga on raske. Ma arvan, see on juba hea sisend meile, et paljud tahavad sellest rääkida, aga me kindlasti ka saame aru, et see teema on natukene raskem. Aga siis me võtaks äkki teise küsimuse. Või kaasteelised veel on liikumas. Ja üks see teema, miks see just seal meie alal võib-olla tekib, ongi see, et üks teema, millega me onkoloogias tihti kokku puutume, on prognoosi osas. Et kui teil endal oleks diagnoositud raske elu lühendav haigus, kas sa ise sooviksid teada seda prognoosi? Ja lasen ka teil siin korraks vastata, ma ka siin üritan. Siis jällegi pea 90% ütleb, et
sooviks teada võimalikult täpselt. Siin kuskil 10% pigem ei sooviks teada. Ja siin 5% ei ole võib-olla kindel. Tundub, et on kõik vaikselt vastadena saanud. Ja siis ma küsin teile viimase küsimuse. Et kas te olete oma lähedastega rääkinud oma soovidest ja siin just me mõtleme nagu tervishoiuga seotud soovidest, elulõpu soovidest. Kas te olete rääkinud oma lähedastega ja vaatangi siit. Ma lasen teile korraks vastata. Ütleme niimoodi 30-40% on põgusalt. Mõned on mõelnud, aga ei ole rääkinud ja ütleme kuskil 10% võib-olla või isegi vähem tuleb sealt, et on põhjalikult räägitud. Ja üldsegi, et ei ole mõelnud kuskil 12-5%. No võt, aga see on juba meile väga hea sisend, et natukene aru saada, kes meil siia täna tulnud on. Ja see on ka hea sisend selle kogu selle ülejäänud jutuajame juurde, et äkki kuna te juba ise ütlesite, et te natukene tahate rohkem sellest rääkida, siis me siin selleks täna ka oleme, et sellest natukene rohkem rääkida. Ma mõtlesime, et me alustame natukene sellest, et räägime kogu sellest surma teemast, elulõpu teemast kui natuke ajaloost. Ja ma võib-olla esimesele küsingi siis Marju käest, et miks me sellest peame rääkima ja miks ja kui palju see on nagu muutunud just ajas, meie võimalus rääkida sellest elust, surmast ja kõigest sellega. Ja aitäh, head inimesed, kes te olete minu kõrval, aga ka minu vastas. Ja ma just märkasin, kui Rille juhatas meid sisse, et kuidas me tänapäeval surmast räägime, et me alati hoiatame ette, et ega nüüd see nii kole ka ei ole. Et tegelikult see juba annab edasi seda, et võib-olla see on selline teema, millest me väga rääkida ei tahaks, aga me puutume surmaga kokku mitte ainult kalmistutel, aga näiteks kontsertitel, kes meist on käinud kuulamas mõnda reekviemi, kas see jääb hingede päeva aega, kas me oleme käinud kunstisaalis, mäletad Teino Baskin, eks ole, tema sketš, vaatamas erinevaid maale, lugemas Eesti ja väliskirjandust, poeesiat, luulet. See tähendab seda, et surm kultuuris on tegelikult kohal. Aga kui me läheme tagasi aja või võtame surma kui mõistet, kui fenomeni, siis me saame surmast rääkida väga erinevatest vaatekohtadest. Surm kui bioloogiline nähtus, surm kui sotsiaalne nähtus, sest surm ei puuduta ju mitte ainult seda, kes meie hulgast lahkub, vaid tema lähedasi. Ja siinkohal ma meenutan ühte kohtumist inimestega, kus me ka rääkisime sellel teemal ja mõtlesime, et meil on väga mitmesuguseid sõnu. Me ütleme lesk kellegi kohta, kes on matnud oma abikaasa. Me ütleme orb lapse kohta, kellel puuduvad mõlemad vanemad või üks. Ja siis küsis üks ema minu käest pärast seda loengut, et Marju, kas sa tead, kas eesti keeles on olemas eraldi sõna ema kohta, kes on kaotanud oma lapse? Mulle teadaolevalt meie keelekasutuses sellist sõna ei ole, isa kohta ka mitte. Ja siin on see sama sotsiaalne mõõde, et mida tähendab lahkumine, surm nende lähedastele, nendele inimestele, kes on lahkunu lähedased, kuidas me nii-öelda organiseerime ümber, kuidas me hakkame täitma sootuks uusi rolle. Surm kindlasti on juriidiline fenomen. Kindlasti on surm religioosne fenomen läbi aegade ja me tuleme ateistlikust ühiskonnast, kus me ei arutlenud selle üle, kas üldse ja kui siis mida saab toimuma inimese elus pärast surma, kuhu me tema saadame ja kas ja kuidas on see seotud hingeõnnistusega, aga samuti ka näiteks keskaegse, varauusaegse ja veel hilisema surmaks ettevalmistamisega teadlikult. Ükskõik, kas see puudutab siis oma materiaalse elu korraldamist, kas see puudutab vaimse elu korraldamist, see tähendab leppimisi, asjade sirgeks rääkimist.
ja neid vaatekohti, ütleme, see surm on selles mõttes hulktahukas, et neid vaatekohti on väga erinevaid ja need heidavad iga inimese eluhetkele väga erinevat valgust, nii et me võime ka öelda, et kas ja kuidas me, mis vaatekohast me surmast räägime ja kas me saame 21. sajandisse tõsta nii-öelda mehaaniliselt üle need mõtlemis- ja käitumispraktikad, mis olid 100-200 aastat tagasi, aga võib-olla ka 50 aastat tagasi. Sest me teame kõik, et inimeste eluiga ammustel aegadel inimpõlvi tagasi oli kordades lühem ja kas või minu vanused inimesed olid juba pigem haruldus kui norm. Kui me vaatame pärimuslikke tekste, siis loeme sealt välja, et seda nii-öelda loomulikku surma ei olnud olemas. Et inimesed surid kas haiguste tõttu, sõdades, sünnitusel, väga mitmetel põhjustel, aga täna 21. sajandi 20. aastatel me oleme jõudnud teatavasse vastuollu. Inimeste eluiga on pikenenud, meditsiinitehnika on arenenud, me räägime elulõpuaastate medikaliseerumisest. Ja kuigi, ütleme, kristluse puhul me saame rääkida, et kristlus võitis surma, siis tõenäoliselt inimesed võib-olla tänapäeval mõtlevad sedasi, et ka meedikud võiksid seda teha. Nii et nagu ma ütlesin, et nendest pisikestest näidetest saab järeldada seda, et me saame surmast rääkida väga erinevalt ja võib-olla ka need praktikad, mis 1, 2, 3, 4, 5 ja sealt tagasi inimpõlvi olid sobivad ja vastuvõetavad, võib-olla tänasel päeval enam 100% ei rakendu, et ka iga põlvkond peab iseenda jaoks surma, suremise, haiguse, elamise omal moel ümber mõtestama, tuginedes varasematele praktikatele. Jah, see ongi nagu selline huvitav, et kuidas, kui kaugelt me oleme tulnud ja kui lähedal me oleme jõudnud. Vahur, kas sa tahaksid ka rääkida, et sa oled mõned 10 aastad olnud onkoloog, et kuidas sa ise nagu tunned, et see suhe, just rääkime, kui me siin 90% inimestest ikkagi ütlesid näiteks, nad tahavad prognoosi teada, kui neil on raske haigus, et kas kõiges see, et kuidas sa ise oled tunnetanud, kuidas on ajas muutunud ja just Eesti konteksti mõttes? Tere kõigile, aga minu poolt Marju Koivupuu väga hästi rääkis surmast läbi aastasadade ja tõepoolest nagu Margus Laidre oma raamatus Kunst surra, kunst armastada läbi keskaja kuni uusajani välja, et siin on väga suured muutused toimunud. Kui vanasti surm oli nagu selline elu loomulik osa, sellest räägiti juba lapsest peale, inimesed surid kodudes, eks ole. Ja seksuaalsus oli ju pikalt selline tabuteema, siis nüüd on nagu vastupidi. Et me pelgame nagu surmast rääkida, aga armastus sealhulgas, eks ole, ka sünd, seksuaalsus, neist me räägime üsna vabalt. Ja sellega seoses, selle kultuurimuutusega tegelikult ajas on muutunud ka rääkimine vähihaige prognoosist, tema diagnoosist, võimalikust surmast ja siin, kui lühidalt ajalukku minna, mitte väga pikalt, siis siin suured muutused tegelikult hakkasid tekkima peale teist maailmasõda. Et me teame, Natsi-Saksamaal, eks ole, saksa arstid tegid palju katseid, ka palju inimkatseid, sellele järgnes, eks ole, Nürnbergi protsess, kus lisaks teistele sõjakurjategijatele ka arstide üle mõisteti kohut. Teame ka sellist dokumenti nagu Nürnbergi kood, eks ole, mis oli nagu selline eetiline teema. Teame, et 48. aastal võeti vastu inimõiguste deklaratsioon. Ühesõnaga peale teist maailmasõda, eriti 50-ndatel, 60-ndatel, rääkimata 70-ndast, 80-ndatest, hakati üha enam rääkima tegelikult patsiendi õigustest. Varem oli selline, eks ole, lähenemine, et arst kõik teab, arst kõik otsustab, aga see kõik väga oluliselt
muutus ja näiteks Põhjamaades, Lääne-Euroopas, Põhja-Ameerikas juba siin ütleme 70-ndad, 80-ndad aastad, seal tegelikult väga palju pöörati tähelepanu sellele, et patsient peaks teadma oma haigusest nii palju, kui on vajalik, kui palju tema tahab teada. Ja samuti tuli selline mõiste informeeritud nõusolek raviks, teadusuuringuteks. Hakkas arenema bioeetika 90. aastad. Meie häda on natuke selles, et me oleme olnud 50 aastat, eks ole, N-liidu koosseisus ja meile selline lähenemine vähihaigega suhtlemisel, mis puudutab tema haigust, haiguse olemust, prognoosi, kõiki seda, sellest teavitamine jõudis alles siis, kui me saavutasime iseseisvuse 91, ühesõnaga 90-ndatel aastatel. Me hakkasime sellesse teemasse suhtuma teisiti. Nõukaajal oli tõesti nii, et ei tahetud patsienti traumeerida. Kõik patsiendi lähedased teadsid haigusest palju rohkem kui patsient. Patsient oli viimane, kes sellest teada sai. Püüdi vältida sellist sõna nagu vähk. Äärmisel juhul öeldi tuumor või kasvaja. Vahel kasutati ka sellist väljendit pikk raske haigus. Teame, et see oli surmakuulutustes tihti ka nii ja järelhüüetes surmajärgsetes ehk nekroloogides. Inimene lahkus peale pikka ja rasket haigust. Üldjuhul oli tegemist vähihaigusega. Aga tänapäeval on nii, et patsiendil on õigus teada oma haigusest, selle olemusest, prognoosist, ka sellest, milline on võimalik ravitulemus, kas 5 aasta elulemus võiks olla näiteks seal 70%, aga ta peab ka teadma siis, kui see on 10%. Aga küsimus on selles, kuidas seda patsiendile serveerida ja mida patsient tahab nagu ka teada. Sest siin peab nagu selles mõttes hoidma sellist positiivset hoiakut, et me võime, pessimist ütleb, eks ole, pooliku veeklaasi kohta, et klaas on, eks ole, pooltühi, optimist ütleb, et on pooltäis, realist ütleb, et mõlemal teil on õigus. Aga ma arvan, et onkoloogias me ei tea reaalset lõpptulemust ja seetõttu me peame võtma sellise hoiaku, et klaas nagu on pooltäis, sellise optimistlikuma hoiaku. Me kunagi ei tea, kas see inimene on 90% hulgas, kes ei ela 5 aastat või on ta 10% hulgas, kes just nimelt elab, eks ole, see on statistika. Nii et selles mõttes suhtumine on palju muutunud, palju inimlikumaks ja tuleb muidugi valida kohta, millal haigega pikalt sel teemal rääkida. Ilmselt tuleb rääkida mitu korda. Siin on oma osa, eks ole, ka konsiiliumil, eks ole, mitte ainult raviarstil, eeskätt muidugi raviarst, aga ka ütleme nõustajad, ütleme psühholoogid, kes haigega tegelevad, kes ka veel kinnitavad raviarsti seisukohta. Nii et väga palju on muutunud minu meelest positiivses suunas. Ja Susan, sina oled seal teekonnas väga lõpu juures tihti ja näed seda väga nagu tänapäevast osa, et kuidas sa ise tunnetad, et kuidas tänapäeval see elu lõpu osa võiks olla korraldatud, Eesti korraldatud ja mis meil seal veel teha vaja on, et seda paremaks teha? Tere ka minu poolt. Tegelikult ma vastupidi just kõike seda kuulates ütleks, et me oleme mingisuguse teekonna alguses minu jaoks, aga jah, et kui su küsimuse juurde tagasi tulles, et palliatiivraviarstina, et kindlasti paljudel siin seltskonnast ka võib-olla tekitab küsimusi, mis see töö üldse tähendab, et kes see selline on, et võib-olla me jõuame natukene avada, võib-olla ei ole see tänane teema, aga ühesõnaga jah, et minu juurde satuvad siis patsiendid ambulatoorses plaanis, kellega me vestleme eluliselt sellest haigusest ja need on väga erinevas seisundis ja staadiumis. Aga tihtipeale, kuna see vaevuste koormus suureneb just elu lõpu poole, siis me oleme praegu keskendunud siis nendele patsientidele, et
kuidas ma ütlen, et tegelikult mulle on läbi selle minu väikese karjääri nüüd palliatiivraviarstina just jäänudki kuidagi kinnitunud see niisugune vana tõde, et millest meil võib-olla puudu on ja mille poole me peame püüdlema, on see niisugused lihtsad baasasjad ja inimlikkus ja head suhted ja et ilmselt see, kust me oleme tulnud, on ikkagi meie eelnevaid generatsioone täiesti arusaadaval põhjustel väga-väga kinni lukustanud ja nüüd vaikselt me hakkame seda siis avama. Ja inimesed on väga erinevad, et kas nad on valmis nendel teemadel vestlema, aga ma olen ka doktor Valveriga siinkohal väga ühte meelt ja võib-olla ma olen ka isiksuselt selline, et me kindlasti ei tohi kellegi vaevusi ja mõtteid pisendada, aga sellist elurõõmu kuni lõpuni ja pigem positiivset lähenemist asjale, et see võiks meil järjest rohkem ka kuidagi siis esile tulla. Aga kas mõtled nagu praktilises plaanis või elu lõpu teemad? Jah, ega see ongi see, et mis meil tänapäeval ongi selleks vaja, et inimesed, et see elu lõpp oleks võimalikult võib-olla ilus ja mida sa tahaksid, et oleks võib-olla. Ja üks asi tõesti, mis ei olnud tegelikult ju väga ammu ja mida ma nüüd oma praktilises töös ka tegelikult väga palju näen, et kindlasti teie enda lähedased, minu vanaema tegelikult hoolitses oma siis ema eest elu lõpul, tegi talle morfiinisüsteid, et sellised valmisolek, võib-olla kõlab väga ehmatavalt, ma loodan paljud jaoks ei kõla, aga et valmisolek ühtepidi oma lähedast hoolitsema, alati me mõistame ka seda, kui see võimalik ei ole, eks ju, ja teistpidi ka, et meditsiinisüsteem ei oleks siis hoopis see, kes ära ehmatab ja seda tagada ei suuda, et kõik inimesed ei soovi tegelikult surra kodus, olen ka sellest ma aru saanud, seda tihtipeale rõhutatakse, et on ikka neid, kes tunnevad ennast turvaliselt just siis meditsiini käte vahel, aga kui vähegi võimalik, ja see võiks olla üks minu selliseid ambitsioone, võiks Eesti inimesel tegelikult võimalik olla ka kodus lahkuda. Ilus. Katrin, ma küsin nüüd sinu käest, et sina oled võib-olla selle nagu intensiivravi pool võib-olla väga, väga agressiivseid osasid sellest elu lõpust näinud. Ja sa oled tegelenud ka elu lõpu tahteavaldusega, et äkki sa natukene seletad, et mis see olevik sul praegu on ja mis seal tulevikus siis järgmine aasta võiks juba tulla, et mis otsuseid inimesed saavad teha praegu, mis jutte saab rääkida praegu ja mis jutte saab rääkida varsti? Tere! Äkki ma võin natuke minevikust ka rääkida, sest võib-olla tekib auditooriumis kellelgi küsimus, et kui ma olen anestesioloog, intensiivravi arst, ma olen arst, kelle käsutuses on tehnoloogiad ja minu töö nii-öelda märksõna on olnud alati elu pikendamine. Et mis siis minuga juhtus? Miks nüüd nii? Et ma olen küllaltki tõsiselt võtnud positsiooni surma ja surelikkuse ja suremise kaitseks. Aga teate, see minu pikk ajalugu, ma olen järgmine aasta pensionile, minu pikk ajalugu ongi mind tegelikult sinnani viinud, et ma olen aru saanud, ma olen mõistnud, et midagi on pildil valesti. Et nii nagu Vahur juba rääkis, et 1948 võeti alusdokumendid vastu ja ka arstidele võeti üks väga oluline alusdokument vastu, see oli Genfi deklaratsioon, mis iseenesest Genfi deklaratsioon on olnud arstivande alusdokument ja seal oli selline lause, iga arst peab alati meeles pidama kohustust säilitada inimelu. Ja 1948, see oli nii loogiline, loomulikult. Kas oli üks tehnoloogia olemas, millega sai suremist takistada? Ei olnud. Nii et see oli väga asjakohane. Ja väga paljud arstid tänapäevani tegelikult tunnetavad, et see ongi põhiline kohustus. See ongi meie eesmärk ja olgem ausad, see on kõige lihtsam eesmärk. Säilitada inimelu, sest meil on nüüd tehnoloogiad. Meil on võimatult võimsad tehnoloogiad, millega me saame surma edasi lükata päris pikalt ja päris mõttetult, ütleks nii, kahjuks. Ja paljud arstid ei tea seda, et 2005 tuli välja selline Genfi deklaratsiooni uuendus, update nagu öeldakse, et arstidel on nüüd kohustus alati austada inimelu. Nii et preserving versus respecting, sellised muutused. Ja see on paradigma muutus, see on väga suur muutus.
elu austamine tähendab ka surelikkuse, väärikuse, üldse inimese austamist. Ja suremise takistamine võib olla väga tõsiselt konfliktis inimese parimate huvidega, inimese väärikusega ja ka inimese tahtega. Ja nüüd me jõuamegi inimese tahteni. Ma olen nii kaua aega ravinud otsustusvõimetuid patsiente väga viletsas, väga kriitilises seisundis. Me ei ole pahatihti üldse jõudnud sellistele tulemustele, mida nagu võiks ette kujutada, et inimene endale sooviks. Ja sellepärast tundus, et me peame ükskord hakkama teada saama ka seda, mida mõtleb, mida sooviks see inimene, kes on meie kätes ja keda me meeleheitlikult ravime, kelle elu me pikendame kõigi vahenditega. Ja sellest tuligi elulõpu tahteavalduse mõte. See tähendas seda väga palju selliseid, võiks öelda, kurbi ja õõvastavaid kogemusi töö käigus, kus saime alles hiljem teada, mida me olime inimesele teinud tema tahte vastaselt, mida inimene tegelikult üldse ei tahtnud, aga temal tahe läks kaduma. Ta oli väljendatud, aga ta läks lihtsalt julmalt kaduma ja me tegime pahaaimatult seda, mida ei tohiks. Ja nüüd siis, kui kõik hästi läheb, teate, raha on nii vähe. Me oleme jõudnud patsiendi elulõpu tahteavaldusega nüüd nii kaugele. See on siis digitaalne dokument, mida iga patsient, kes soovib, olgu öeldud, see ei ole mingisugune kohustuslik dokument, see on soovi korral tehtav dokument, kus siis patsient väljendab seda, mida ta ei soovi, mida ta ei taha või mida ta soovib siis, kui ta enam ei ole otsustusvõimeline. Ja need on need inimesed, kes tegelikult kaotavad oma otsustusvõime ja tavaliselt ei saa seda mitte kunagi enam tagasi. Need on progresseeruvad haigused, need on kesknärvisüsteemi haigused, kus sa lihtsalt hääbud ja siis järjest sinu elu läheb teiste inimeste kätte ja keegi ei oska aimatagi, mida sa tegelikult tahaks. Ja siis hakkavad sugulased nõudma sinu elu pikendamist. Ja keegi ei tea, et sa tegelikult seda ei tahaks. Nii et see on nagu võib-olla see niisugune natukene luuleline väljendus sellele asjale, millega me tegeleme. Ja miks just digitaalne tahteavaldus? Sest tahteavaldust võib Eesti inimene teha tegelikult aastast 2002. Kui palju te teadsite, et aastast 2002 võib tegelikult kirjutada oma tahteavalduse ja arstid peavad seda järgima. Meil ei ole ühtegi veebilehte olnud, kuhu minna ja kirjutada mingi tahteavaldus, mitte mingisugust teavet selle kohta pole olnud. Need üksikud sellised inimesed, kes nagu soovivad lõpuni autonoomiat ja enesemääramisõigust säilitada, need on selle peale tulnud, püüdnud, et asi kindlam oleks ka notariaalselt kinnitada, aga see ei aita. Sa pead ikka ise tagama, et see jõuaks õigel ajal arsti kätte ja et see oleks arstile arusaadav. Mis puhul siis tegelikult ei tohi sinu elu pikendada, mida siis tegelikult ei taha. Rahast ma rääkisin sellepärast, et praegu toimub digitaalse tehikus toimub digitaalse vormi väljatöötamine ja kogu aeg meile tahetakse nagu vist öelda, et ikkagi meie sooviteks on raha ikkagi vähe, aga kust raha juurde saada, see on eraldi teema. Ma väga loodan, et aastal 2027, 1. jaanuarist, nii nagu on lubatud, nii nagu on seaduses kirjutatud, saavad kõik inimesed, kes soovivad teha patsiendi elulõpu tahteavaldust selleks ette nähtud korra järgi. Ja mis on siis turvalisus nende tuleviku mõttes? Hoiame pöialt. Ma isegi tegutsen selle nimel, aga raha mul ei ole. Nii, aga siis ma tuleks sinu juurde, Pille, et sa oled saanud diagnoosi 9 aastat tagasi. Sul on olnud, me nüüd rääkisime kultuurilisest, ajalisest kontekstist praegusest, aga sul on selle elu lõpu mõttega olnud pea 9 aastat aega mõelda. Räägi võib-olla sellest, et kuidas, mis see
mõte oli, kuidas see tunne oli ja kuidas see ajas nagu muutunud on? Sa oled kirjutanud ka raamatu ja et kuidas see käib? Kuidas see käib? Nii. Tere! Jaa, tegelikult on nii, et kui me surmast hakkame rääkima, siis tegelikult väga paljuski meil ju kangestub see mingi lein. Keegi läheb, kaotusvalu, me ikkagi alati nagu mõtleme kellegi teise peale. Aga tegelikult meil kõigil on surmaga oma suhe, ma julgen väita, et võib-olla väga palju me ei ole selle peale võib-olla mõelnud, kas me üldse oleme mõelnud, mis küsimusi me iseendalt selle kohta oleme küsinud, kas see suhe on kantud hirmust, vältimisest, võib-olla mingitest teatavatest tegevustest, mis annavad meile mingi kontrolli ja turvalisuse, on seal hoopis äkki mingi sügavam lugupidamine, aktsepteerimine. Aga jah, ja ma tegelikult võin öelda, et ma olen väga tänulik, et mul on olnud see aeg, sest tegelikult väga paljudel nii-öelda kaasteelistel seda aega ei anta nii pikalt ja selle nii-öelda iseenda surelikkuse aktsepteerimine, see on omaette maailm, et kui me surmast räägime, siis kellegi teise surm, ta toob meile selle kaotusvalu, aga iseenda surm lööb meid eksistentsiaalsesse sellisesse keerisesse. Ja tegelikult alguses on seal ikka küsimus, et miks? Aga lõpuks hakkab tulema sealt küsimust, et mille jaoks? Ehk siis tegelikult see kuidagi selline surmateadlikkus ei lükka meid mitte surmale lähemale, vaid tegelikult elule lähemale. Et paradoksaalselt on ta hoopis teistpidi. Et ma selles mõttes on olnud see aeg 9 aastat hästi kirev oma tõusude mõõnadega, oma sellise natuke nagu ka võiks öelda, et kuidagi jonnakusega, sest tegelikult eriti veel minul noore inimesena, minul on täiesti 4. staadiumi diagnoos, minu ravi ei ole enam tervistav, vaid on elu pikendav. Ja tegelikult, kui nüüd rääkida surmast, siis mul tegelikult inimesi, kellega sellest teemast tabudeta rääkida, on käputäis. Et ühest küljest, kas ta teeb lähedastele väga haiget, mis on täiesti inimlik, või teisest küljest ongi see, et mida see nagu üldse tähendab ja kes see oskaks ka mulle mingeid vastuseid anda. Et ma ei räägi siin nagu prognoosidest, et selles mõttes mina olen nagu seda meelt, et mina nagu mingit väga detailset prognoosi, ma vaatasin, et seal oli ennem vastus, kõige viimane vastus oli, et jah, ma tahaks teada, aga üleüldiselt ja seda ei pannud mitte keegi. Et kõik tahavad nagu sellist väga kindlat raamistikku, et kas antakse siis kui pikalt ja kui detailselt, aga ma arvan, et see väga detailne on vist seal väga lõpupoole, kus on juba kehaliselt väga ikkagi näha, sest tegelikult meie lood on nii unikaalsed, et selles mõttes, et ka 4. staadiumiga on tegelikult võimalik elada, purjetada päris pikalt ja nii, et see elu on kvaliteetne. Et mina, kui ma diagnoosi sain, siis tegelikult oli, et 5 aasta elulemus on 12%. Et sellepärast ongi, et nende prognooside selline nii-öelda ta tihtilugu võib anda sulle mingeid asju, kus sa tegelikult elu justkui lõpetad selle elamise ära ja sa jääd mingitesse sellistesse statistilistesse andmetesse väga kinni. Aga mida ma näen veel, on hästi suur probleem, et oma teekonnale lisaks 3 aastat tagasi lahkus mu vanaisa ja ma olin vanaisal selles mõttes kuni lõpuni, kuni tema surma täiesti viimase hingetõmbeni. See on olnud minu jaoks üks väga võimestav ja päästev teekond, sest tegelikult me teeme elus nagu hästi palju ettevalmistusi, sünniks, kõik võimalikud haridusteekonnad, suremisest me ei räägi nagu üldse. Me nagu üldse ei valmista selleks mitte mingitki pidi ette. Ja see tähendab seda, et me peaks nüüd olema üdini morbiidne ja rääkima kogu aeg surmast ja kõiki nagu ära tüütama ja siis lõpuks öeldakse, et mine sinna asutusse ja ole seal oma ette, on ju. Vaid me ikkagi väga palju üldse sellest ei räägi, sest meil on mingitest kultuuriruumidest, et ära kutsu kurja kaela, surm tuleb ligi, kõik sellised asjad. Aga samas, kui me surmast ei räägi, siis me ei räägi ka tegelikult väga sügavalt elust endast. Et ta ei too meid kohalollu ja ma ei tea, kas inimeksistents on siis selline, et me peame nagu täitsa nagu ikkagi sellele
surmale siis otsa vaatama, et mingid asjad lõplikult kohale jõuaksid. No ju siis paljuski on, kuigi ma arvan, et ikkagi tänapäeva võtmes ja meie teadlikkuse võimekuse juures tegelikult me võib-olla võiksime varem selle peale mõelda. Aga üks mind, mis me täiesti nagu ära ehmatas ja mida ma tegelikult ise ka ei teadnud, et ma tegelikult ei teadnud mitte midagi, kuidas surija tegelikult, mis asi on üldse suremine, mis on loomulikkus, mis asi ei ole loomulikkus, kui palju me kuuleme ikkagi seda, et keegi näljutati ja kellelegi antud juua, aga tegelikult suremisprotsessis lõpus ongi nii. Aga ma ei tea neid asju üldse, sest et need asjad on kõik meilt nagu kuidagi ära võetud ja ma vist ei ole ka valmis kuidagi praegu vastu mingites aspektides võtma seda infot. Et jah. Marju, tahasid täiendada? Ja natuke tahaks küll kõikide teie jutu täienduseks öelda, et meil on talletatud üksjagu palju, ütleme siis rahvaluulelist pärimust, kuidas inimest on nii-öelda kodus suretatud, olgu selleks siis eraldi saunas olemine, olgu selleks kas või seal kandlemäng, vaikus, kõik need rituaalid, mis tekitavad turvalise keskkonna. Ja teiseks jälle läks mul meelest ära täna, ma tahtsin kaasa võtta oma matuseteemalised legod, mis on täiesti olemas, mida Eestis ei ole võimalik saada. Ja kui me siin oma üliõpilastega paar aastat tagasi tegime ühte väikest uuringut, võrdlesime õppeprogramme erinevates Euroopa riikides, siis inimõpetuse tundides on üsna tavaline, et käiakse krematooriumis, käiakse kobelis, käiakse haiglates, räägitakse ka teemadel, et ütleme, surm ei puuduta ainult inimesi, kes on saanud diagnoosi, mille kohta meditsiinihuumoris, andke andeks, eks ole, me pidime surmast lõbusalt rääkima, et letaalne lõpe läheneb või keegi meist hakkas nüüd surele vaikselt. Et tegelikult selle teema vastu tuntakse huvi, see on õppekavades olemas, sest neid inimesi selles vanuses, nagu mina praegu olen 60+, on vist vähe, kes on kodus suremist näinud ja ma võin öelda, et ühe surnu olen ma pesnud ja ühte olen aidanud riidesse panna. Et siin on taaskord see sama küsimus, et kui me Nõukogude ajal, nagu kuidas see oli see huumor, et Nõukogude Liidus seksi ei ole, et kui me oleme saanud üle sellest, et me räägime seksuaalsusest, siis ma arvan, et ka meie teatud vanusegrupis vajaksime koolides sedalaadi haridust. Meil on väga palju õppekavasid Euroopast eeskujuks võtta ja kui me ühe doktorandiga käisime, küsitlesime õpilasi, siis nii mõnedki tulid pärast rääkima, et see on tegelikult päris kole, kui ma tahan rääkida oma lahkunud vanaemast või vanaisast, aga mulle öeldakse, et me sellest ei räägi. See tähendab, vist psühholoogias saaks seda markeerida sõnapaariga lõpetamata lein või me räägime siis teises kujundikeeles, et see on nii-öelda elevant toas. Et seetõttu jah, et need on teemad, et seesama sotsiaalsus, kas lahkumine lähedaste keskel, kas on see meditsiinisüsteemis, kas lähedased saavad ka sinna nii-öelda siis haiglasse, hospiitsi kuhugi tulla, mis tingimustel, kuidas. Ja võib-olla üks mõte veel, enne kui ma mikrofoni käest ära panen, et kunagi kunstiülikooli üliõpilastega tegime sellise kavandi, et meie haiglalaed on valged. Et need laed võiks olla kujundatud, seal võiks olla lilled, taevas, pilved, päike, et inimene ei peaks kogu aeg vaatama valget lage. Aitäh. Aga seal võib-olla ongi see järgmine, ma loodan, kõik võtavad sõna umbes samal teemal, et see ongi see, et mis on see hea ja mis on see halb, et ka see, et võib-olla see inimese arusaamine või mõtlemine, et kas meie, ma ei tea, meditsiinisarjad on meile karuteene teinud, et kõiki kogu aeg hästi palju elustatakse, hästi palju topitakse igasuguseid asju külge, aga see nagu arusaamine, mis see hea või halb surm välja võiks näha, et seda ka, aga Vahur ja siis Katrin, jah. Jah, ma Marju Kõivupuu mõttekäigus siin natuke arendan veel edasi ja jätkan ka Pille mõttekäiku. Et võib-olla kõigepealt seda, et see on väga õige, mida Pille patsiendina ütles, et teade oma tõsisest prognoosist
ei vii sind mitte surmale lähemale, vaid viib elule lähemale. See on nagu äratuskell. Ja antud, ütleme, arutelus me räägime vähist, aga see äratuskell võib olla ka mõni teine haigus, näiteks varane infarkt, insult, mis iganes. Ja teades, et sul jääb elupäevi vähe, eks ole, sa püüad neid maksimaalselt kasutada. Aga tulles nüüd natuke üldisema juurde, mulle meeldib arutada nagu selle üle nii filosoofiliselt, et kas surm on elu lõpp või on ta elu lahutamatu osa. Tegelikult mõlemad on õiged. Aga mina läheneksin siin selles mõttes filosoofiliselt, et mulle õudselt meeldib saksa arsti ja filosoofi Albert Schweitzeri nagu see tema filosoofia aukartus elu ees. See tähendab seda, et me tihti, inimene peab ennast natukene kõrgemaks, kui loodus on. Me tegelikult oleme looduse osa, me ei ole looduse kroon kahjuks, me oleme looduse osa. Ja seda me näeme üha enam, kõik need looduskatastroofid ja mis iganes õnnetused. Me peame tegelikult tundma aukartust elu ees ja see viib ka aukartuseni, eks ole, surma ees. Ja kui me niimoodi läheneme, siis sellest on üksi nagu minu meelest vähe, et kui me nüüd hakkame koolis siin ainult nüüd sellest surmafaktist ja sellest rääkima, me võib-olla tõesti see, ütleme, vanasti oli lihtsam, kui oli religioon, eks ole, et see oli selge, et kui surm on lõpp, eks ole, aga küsimus oli selles, kas hing läheb taevasse või põrgusse. Ja püüti elada vooruslikult, kui ei tulnud see nii hästi välja, siis kirikus oli võimalik, eks ole, andeks paluda oma patukeste eest. Aga tegelikult me peaksime võib-olla siin ikkagi seda filosoofiat natukene appi võtma ja võib-olla ka sellised, ütleme, religioonid nagu budism, eks ole, mis lähtuvad nagu sellest, et ei ole maailmas, looduses midagi lõplikku. Kõik on selline ajalik, eks ole. Ja inimese sünd on üks osa, tema elu, armastus ja surm on üks osa sellest pikast nagu protsessist. Aga seda tuleb nagu näha nii, et surmaga ei kao kõik, vaid mingil määral midagi nagu jätkub. Iga inimene mõtleb seda ise, et oleks lihtsam see, ütleme, see elu lõpu fakt ja periood. See ei sõltu sellest, kas on vähihaigus või surm on ikka alati keeruline. Aga seda oskavad, ütleme, hingehoidjad oskavad teha seda lahkuvatele haigetele, ka palliatiivraviarstid loomulikult, kes selliste raskete haigetega kokku puutuvad natukene nagu inimlikumaks, aga me peame ise nagu mõtlema ja võib-olla kooli sellest õpetusest, on ju, eks ole, kunst, suremise kunst, eks ole, nagu Marju Kõivupuu siin ka ütles, et surmast rääkides natukene rohkem võib-olla filosofeerida sellel teemal, mis on elu, et see surm on, eks ole, üks osa elust, ja mis see elu lõpp endaga nagu kaasa võiks tuua, et siis oleks lihtsam, et kui see õnnetus, halb uudis, et mul on vähk või mingi muu raske parandamata haigus tuleb ootamatult, siis on inimesel tegelikult nagu väga raske. Et me peame sellest rääkima minu meelest parem. Katri, sa tahtsid enda? No Marju pani minu mõtted käima juba enne. Ja Vahurile ka jätkuks, et tarku mehi tsiteerida tõepoolest, et näiteks Woody Allen on öelnud, et mitte, et ma surma kardaksin, ma lihtsalt ei taha seal kohal olla, kui see toimub. Nii et me räägime paljuski mitte niivõrd surmast kui kannatustest, mis sellega on seotud, mida inimesed väga, väga kardavad. Ja veel surmast rääkimine, siin on korduvalt välja tulnud. Kui me tegime elulõpu tahteavalduse loomise protsessis ühe küsitluse, siis küsitluses tuli välja või joonistus välja selline probleem, eriti eakatel inimestel. Keegi ei taha kuulata, kui nemad tahavad rääkida oma elu lõpust, oma suremisest ja oma surmast. Keegi ei taha kuulata,
tütred, pojad, lapsed, lapselapsed, kõik hakkavad kätega vehkima, mis sa nüüd räägid, sa elad veel väga kaua. Aga see ei ole okei. Me ei saa olla nii enesekesksed, nüüd ma pöördun nooremate inimeste poole, kellel on vanemad, me ei saa olla nii enesekesksed, sest me ei taha kuulda surmast, aga see on see, et meie ei taha kuulda. Kui me armastame oma lähedasi, kes tahavad rääkida surmast, suremisest, siis me peame lihtsalt kaasa minema, me peame selle välja kannatama ja võib-olla me harjume isegi ära sellega, et jumal hoid, kui inimesed on surelikud, sinna ei ole mitte midagi teha. Aga kannatused suremisega, ma olen intensiivravi arstist saanud palliatiivravi fänniks täielikult, nii et ma arvan, et kus meditsiin peaks eelkõige sekkuma mitte niivõrd suremise takistamisse, kuivõrd kannatuste leevendamisele, mida suremise protsess kaasa võib tuua. Ja Katrini väidet kinnitas ka üks mul sellel kevadel kaitstud Haapsalu kolledži magistritöö, mis just nimelt uuris elulõpu tahteavaldusega seonduvat, aga samamoodi ka seda, et kas ja kuidas inimesed ise on saanud oma perekonnas sellel teemal rääkida, sealt tuli väga selgelt välja, et tegelikult lähedased ei soovi. Ja just täpselt nõnda, nagu Katrin sõnastas, et mis nüüd, et sul on surm veel kaugel, ärme sellest räägi ja siis, kui inimene on lahkunud, siis lähedased laiutavad käsi, et aga me tegelikult ei teadnudki, mida ta soovis. Ville, sa mainisid ka seda enne, et sul on vähesed need inimesed, kellega võib sellest rääkida. Mis selleks vaja on, et oleks need inimesed või millised need inimesed peavad olema selleks, et sellest rääkida? See nõuab julgust. Ja eks ta noore inimese puhul on veel nagu laksakas vastu vahtimist sõna otseses mõttes, sellepärast, et see lihtsalt, kui ma diagnoosi sain, ma olin 32, sain kohe 4. astme ja selles mõttes nagu see on ikkagi õud, kui sa vaatad inimesele otsa ja siis tulebki eksusid, hakkavad kohe see pihta. Elu on nii ebaõiglane, et kõik, et miks, et sa ju pead kestma. Aga mitte midagi ei ole teha. Et see elu lihtsalt on selline, et ta niidab meil lapsi, ta niidab noori, et need asjad on siuksed, mida me ei kontrolli sageli. Ja tegelikult, kui nüüd natuke tundlaid avardada ja mõelda nagu üldse suremise kui sellise peale ja surma peale, siis kui sa ennem küsisid, et missugune on siis see hea surm, on ju. Siin kellelegi ju mingeid asju vähe istutada ei saa, siin igal ühel on oma unikaalne tegelikult nagu arvamus. Ja ma arvan, et igal ühel tegelikult meil on see arvamus, aga lihtsalt kas me jälle oleme iseenda käest küsinud. Aga mina hakkasin kuidagi neid tundleid niimoodi laiali ajama, et surm tegelikult on ju meil ka igal pool, ta meil meedias igal pool, me näeme, et küll on jälle mingid sõjad ja õnnetused ja katastroofid ja tegelikult meil ju inimesed lahkuvad kõrvalt, võivad lahkuda päeva pealt ja siis ma tegelikult sain aru, et läbi kroonilise haiguse lahkumine see on võimalus. See on meil võimalus midagi teha, midagi ümber mõtestada, mingid suhteid luua teise vaatevinklisse, aga selle jaoks ongi see, et kas me julgeme nagu iseendaga kohtuda sellel teemal, et see paneb hästi nägema ka neid külgi, seal tulevad üles ikkagi mingid kahetsused, mingid sellised, võib-olla ka mingi identiteedikuvand, mida me oleme endale selleks ajaks iseendast loonud, kui me hakkame neid küsimusi iseenda käest küsima. Ja midagi tegelikult puruneb katki, ja see on võib-olla isegi nagu heas mõttes purunemine. Et see on hästi laetud teema, igati pidi, aga selles mõttes mina nagu kutsun inimesi üles arutama sellel teemal, ilma et teil oleks midagi nagu tervisega lahti. Et võtke oma paariline õhtul mõnus teed ja arutlege selle teemal, filosofeerige. Minu meelest see on nagu nii ilus mõte, kui me hakkamegi nagu mõtlema, et aga mis siis tuleb pärast. Siin ei ole mitte mingit õiget ega valet, me saame siia luua mingi täiesti oma maailma. Ma olen nii hästi öelnud, et võiks see vaim veel nii palju kannatada, et teeks veel kirjutaks mingi siukse vennad lõvisüdamed kokku veel, et pärast mingi sellise seikluse Nangialas on ju. Ja tegelikult, mis tegelikult orgaaniliselt selliste vestluste taustal juhtub, on see, et need suhted ju lähenevad.
Me isegi ei tea, milliseid, me ei omanda seda tähendust sinna taha, et millised pinged tegelikult maha kukuvad. Me isegi ei ole teadvustanud, et need võib-olla pinged kogu aeg üleval on. Ja mul on ehe näide on minu enda tutvusringkonnast, kus, ja see on jälle see teema, et kui ei ole valmis selle jaoks sinu peresuhtest keegi, sinu ema, sinu lähedane, sinu elukaaslane, abikaasa, siis leia keegi. Sest tihtilugu see inimene, kellega seda jagama hakkad, no eriti veel, kui mingi olukord konkreetselt käes on, no siis on valus. Et tegelikult ohutum on alati hakata seda juttu ajama siis, kui olukordi veel käes ei ole. Muidu on valus. Aga me pisendame ka hästi palju oma sõpru, sest sageli võib-olla sõpradele me isegi räägime mingeid asju teinekord rohkem kui oma pereliikmetele. Et me tahaksime, et need peresuhted oleksid hästi lahti, aga sageli need võivad tähendada hoopis midagi muud. Ja mul on ehe nii-öelda näide oma tutvusringkonnast, kus oligi noor vähipatsient lahkus ja tegelikult tuli välja nii, et tema lähedased matsid ta selliselt, mis ei olnud üldse temalik, sest et nad ei olnud lihtsalt valmis seda infot vastu võtma. Aga sõbranna ütles kõrvalt, et appi, et kui nad oleksid minul lasknud sellel hetkel teha mingeid otsuseid või rääkida tema eest, et tegelikult oleks see kõik olnud hoopis teistmoodi. Ja pärast jääb ka sellel lähedasel, ehk siis selle pereliikmel, teda jääb vaevama mingi siuke süütunne ja see närib. Et tegelikult mina soovitaks nüüd kõigil täna, näed, vihm hakkab sadama, siin on väga paslik võtta õhtul mõnus tass teed ja miks mitte rääkida suremisest ja surmast. Kes seal veel tagapool on, siis siin ees on veel kohti, et kui siin mõned kotid ja toolid, et kui siin vihm hakkab peale sadama. Aga ma arvan, et seal on üks asi, mida me oleme võib-olla natukene puudutanud, on ka see, et aru saada või teada ja ollagi võib-olla ka meditsiini poolel võimelised rääkima sellest ajast, sellest prognoosist ja noh, see ongi see eeldus, et tihti on vaja neid jutuajamisi pidada, on ka see, et see inimene teab, et meil on tegemist kaugele arenenud haigusega, et me teame, et see on 4. staadium, me teame, et seal on mingid ajad ja olles ise onkoloog, kes ravib võib-olla pigem väga agressiivseid vähke, siis on ka tihti see aeg, et see vahepeal on see aeg väga kiire ja me räägime siingi tõesti mõnest nädalast, võib-olla mõnest kuust. Et ma ei tea, kas me nagu, ma ei tea, kas Susan tahab ka sellele osale nagu mõelda, et kui palju sina näed seda jutuajamist perega ja kui palju see meditsiin saab seal nagu aidata, avades seda kommunikatsiooni ja avades seda aega versus see, kui tegelikult ka halvad näited on ka sellest, et inimesed ei tea ja ei saa neid jutuajamisid peetud ja ei, absoluutselt, see ongi tegelikult ju väga suuresti minu töö, et ma tahtsin Pille kõikidele sõnadele väga alla kirjutada ja just vaatasingi inimesi, kes on siia kogunenud, et ilmselgelt teil kõigil on mingisugune põhjus selleks, et miks te siin olete ja need lood on väga-väga erinevad ja tegelikult see šokk, on see siis vähišokk, uus haigus, mis iganes elu lõpu hirmud, et see tuleb ilmselt ju millegi peale. See ei ole niimoodi, et me oleme enne seda elanud oma elu väga-väga hästi, kõik on ilma ärevuseta, enamasti see on lihtsalt järgmine laks millelegi. Ja kõik see, mis on eelnevalt olnud siis toimunud meis endas, meie suhetes, see kõik hakkab mängima veel suuremat rolli, nii et alati seda nii lihtne öelda, raskem teostada ja mida ma praktilises plaanis näen ka oma vastuvõttudel, mida sellised avatumad, armastavamad selles mõttes, ausamad on siis peresuhted, seda vähem on seda üldist ärevust, on vähem ärevust selle siis nii-öelda surija ümber või siis haige patsiendi ümber, haige inimese ümber, kui ka siis nende lähedastega, et nad ei hakka kohe sahmima ja tegelema siis kõrvaliste asjadega, vaid keskendutaksegi siis sellel hetkel, kuidas me saaksime selle inimese elu lõpu paremaks muuta. Ja teine pool on see, et me riigina, et me võime rääkida küll ja kõik, aga me oleme tõesti maha jäänud ja meil on vaja selles mõttes võtta nüüd tuurid üles, et jälle Pille välja toodud moment oma siis vanaisa näitele, et mida ma olen ka oma vastuvõttudel kohanud, on ka patsiente, kes tulevad nii-öelda sinna võib-olla protestima selle diagnoosi suhtes, aga tegelikult on neid vähe, tegelikult inimesed tahavad väga lihtsaid asju teada. Kui ma oskan neile vastata, mida me üldse peaksime ootama, mis võib juhtuda,
oletame, kui juhtub see, me tahame ise hakkama saada, aga kui me vajame lisaabi, mis on meie võimalused, ja oletame, et kui ei saa kodus suremisega hakkama või selles mõttes, et ei saa sümptomid leevendatud, et mida me siis teeme. Et üsna sellised praktilised momendid. Ja mida mitu korda olen välja toonud, mida peenemaks on muutunud meie siis ravimeetodid, mida rohkem me saame patsientidele nii-öelda pikemat elu, ka tihtipeale ka kvaliteetset elu tagada, aga see tähendab ikka erinevaid operatsioone, mis tähendab jälle erinevaid võimalikke tüsistusi, erinevaid muutusi ka organismis, et need elu lõpud on niivõrd erinevad, et meil peaks olema suurem tagala seal kõrval patsiendile lähedastele, siis esiteks selgitada, kui me oskame ja vajadusel neid aidata, aga seda meil hetkel on väga käputäis. Ma vahepeal, sest me võiks jätkata, me juba otsustasime ammu, et me võiks jätkata seda jutuajamist veel 3 päeva, aga ma vahepeal küsin, et kas on küsimusi teilt, sest see on kõik teie jaoks. Et kui teil on küsimusi, mida te tahaksite, et me veel arutaksime. Kui praegu ei ole, sest see ongi jällegi see teema on natukene vahepeal keerulisem. Aga Vauril on küsimusi. Mul küsimust ei ole. Ma natuke tahtsin arutada sellel teemal, et miks see surm ikkagi inimestele nii võõras on ka pereliikmetele. Eks ole, vanast inimesed, nagu siin eelkõnelejad juba ütlesid, surid ju kodus ja ütleme minuealised, ka mina olen näinud oma vanaisa surma kodus. Ja ka vanaema surma ja mitte ainult inimesed ei surnud kodus, neid tihti ka hoiti kuni matuseni kodus. Ja teatud hetkest, eks ole, surm kolis kodust, kolis haiglasse, kolis hooldekodusse, kolis, eks ole, hospiitsi, neid on kahjuks vähevõitu, aga haigla kõige sagedamini hooldekodu, neid õnneks on veel. Et inimesed ei ole sellega nagu selles mõttes, sugulast ei ole sellega harjunud. Et selles mõttes surmast ikkagi tuleb natukene sellises üldfilosoofilises plaanis hakata pisut nagu varem rääkima, sest see kõik on õige, ma olen Pillega väga nõus, et kunagi pole hilja sellest nagu rääkida, aga see on selline ebamugav teema ja me ei ole nii teadlikud veel sellest kõigest. Ja mis puudutab nagu vähihaiguse prognoosi, siin see on väga individuaalne, nagu me kõik teame, võib ka, eks ole, pankrease vähiga haige, kellele pakutakse 5 aasta elule muuseas 2%, nüüd on siin, eks ole, uuringuid tehtud, elavad 10 ja rohkemgi, eks ole. Seal on teatud sellised, ütleme, iseärasused, geneetilised, mis lubavad, eks ole, kauem me ei tea seda kunagi. Aga mingil hetkel tuleb tõesti patsiendile lähedastele öelda, et nüüd tundub, et nüüd me ei suuda eriti enam aidata, et mingil hetkel hakkab see lõpp nagu tulema. Seda tegelikult patsiendid, ma arvan, üldjuhul tunnevad ka ise väga, väga hästi ära, et seda ei olegi vaja nagu kõrvalt nii väga öelda. Ja ma ka lähen Marjule ka, aga ma ise mõtlen ka seda, et mulle tundub, et mul on lühem karjäär olnud onkoloogina kui Vahuril, aga eks see ole ka meie enda meditsiinipersonali mugavus sellest rääkida, sest mida noorem sa oled, seda ebamugavam see teema on ja mida vähem sa oled sellega kokku puutunud, aga see kindlasti see iseenda arsti kui enda areng ka selles mõttes, et kuidas sellest rääkida, mis sõnad need on ja kindlasti, mina olen viimased 10 aastat olnud Inglismaal ja seal on natukene see mugavam ja neil on ka väga ilusad head hospiitsid ja palliatiivravisüsteem ja seal on hästi palju sellist praktiliselt kohustust sellest inimestega rääkida ja ma arvan, et me Eestina oleme ka jõudmas sellele järjest lähemale ja me siin ütleme Marilyn on väga tublit tööd, et kui tegime ka patsientide infouuringu, siis tegelikult see sama 90%, mis tuli täna, et inimesed tahaksid teada oma prognoosi, siis tegelikult see tuli ka vähipatsientid välja, et tegelikult ka nemad tahaksid sellest teada, et see on kindlasti nagu teema, millega me peame ise ka mugavamaks saama arstidena. Aga Marju? Jaa, ma tahtsin korraks tuua ühe mõtte sisse. Ma loodan, et inimesed, kes meditsiini vallas siin töötavad ja on praktikud, et oskavad seda täiendada. Aga teoreetikuna mulle tundub, et inimesed, kes on seotud kas kogudustega, kas need on seotud siis kristliku religiooniga,
kas on ka uus vaimsus, mis toetab ümbersünniahelaid ja mida veel, aga samuti näiteks, kes on võib-olla loodususku, kes usub, et tema hing läheb kuhugi loodusesse, et uuringute põhjal tundub, et nendel inimestel on nagu kergem leppida surelikkusega kui inimestel, kelle maailmavaate kohta me võime öelda nõukogude ajast pärit sõnaga, et ta on ateist, et tema on materialist, et tema usub, et et see elu ongi nagu lõplik ja sellega on pisut nagu sellisel juhul on keerulisem leppida. Ja kindlasti on ka hingehoiu teemadega nendel inimestel kergem, kes saavad toetuda oma usulisele maailmavaatele ja sealt tulenevalt siis ka omakorda hingehoiule ja suhtlemisele. Et vahel me küll kas just uhkustame, aga meil on kombeks rõhutada, et me ei ole väga religioosne rahvas, aga ka teiste rahvaste puhul, kes on religioossed ja kus ei ole olnud seda kultuurikatkestust, mis meil 50 aastat nõukogude ajal oli, nende teemadega võib-olla nii reljeefselt ei ole, et me tegelikult nagu pöördume ka surma, haiguste ja elamise ümbermõtestamise diskursuses tegelikult püüame nagu kas tagasi minna, kus pooleli jäi, või siis püüda jõuda järele nendele, kus ei ole neid katkestusi olnud. Huvitav, jah. Pille? Ma peegeldan ühte huvitavat vestlust iseenda nii-öelda elust. Ja kuidagi läks, oli päris mitu aastat tagasi, ja läks jutt matustele ja iseenda matustele. Ja siis mina mõtlesin, et võt, see on küll siuke asi, et mina tahaks küll nagu seda ette planeerida. Ja siis see, kellega me seda vestlesime, vaatab mulle siukse näoga otsa, et miks sina? Et nüüd kui sa nagu lahkud, et siis las ikkagi nüüd su lähedased näitavadki, et kui palju nad sind nagu armastasid, et las siis nüüd nemad punnitavad. Ja mul et siis ütleb mulle, et sinu soov on egoistlik. Mina siuke, et huvitav, kumma soov see siis nagu egoistlik on, et kas nüüd see, et ma nüüd nagu lahkun ja siis ma nüüd nagu ütlen veel, et viimase lausele, et nüüd siis, ma ei tea, pange siis ausambad püsti või mis te sinna siis teete, et tehke mul ikka ilus pidu. Või siis on see, et ma tõesti nagu soovin, et see minu lahkumine oleks minulik. Ja seda tegelikult üha rohkem inimesed, kes ikkagi, kelle lähedased julgevad ka sellel teemal nii-öelda seda vastu võtta või on leidnud endale mingi silla vahele. Tihtilugu on ka see, et meil on mingi kontaktisik, kes vahepeal neid sildasid loob. On see siis hingehoidja või keegi teine lähedane, kes seda, kogu see teema on hästi emotsionaalselt laetud. Et siis tegelikult võib sealt tulla välja veel väga palju väärtuslikku ja mina ütlen ausalt, et minul on oma surmakaust olemas. Mina ei tea, palju teil teist on selline asi, et mul ei ole lähedased seda vist piilunud, nad teavad, kus see on, aeg-ajalt seal midagi muutub, aeg-ajalt täieneb, sest tegelikult meil on ka see teema, et ma olen nõus väga selle religioonide teemaga, aga me ei, selles mõttes, et tänapäeval on kõik teed on lahti, meil on võimalik ka täiesti teiste kultuuriruumide mingeid asju, praktikaid üle võtta, ehk siis tunnetada ära, et mis on see sinulik, ma ei tea, kuidas keegi seda asja nagu tõlgendab või tunnetab, et ühesõnaga, ja mida ma veel nagu ütlen, et terviseportaal on väga hea asi, kus on sellised asjad, et organidoonorlus, on olemas ka see, et kas annetada oma keha teadusele ja on ka olemas selline asi, et kui sa oled kontaktivõimetu, et siis keegi on nii-öelda allkirjaõiguslik sinu eest. Ehk siis näiteks retseptivõimalused. Et siit tegelikult igaüks võiks natuke mõelda selle peale, kas praegu on nii-öelda hetk või valmidus selliste teemadega tegeleda või tulla mingi hetk selle juurde tagasi. Aga need on väga väärt võimalused tegelikult ka, mis meil praegu on. Ma vahepeal teen jälle selle kontrollringi. Kas meil on mikrofonil? Või jah. Tuleb. Sinna. Ja aitäh.
Madis Arukesk, Tartu Ülikool. Mulle nagu tundub, et kas teile ka tundub, et ühest küljest, eriti mineviku vaates, me räägime sellest kogemuslikust suremise oskusest, mis käis näiteks sellega, et inimene elas talus lapsest saati, ta nägi tegelikult kõike. Ja ta teadis, mis on, ma ei tea, ei saa teisest rääkida, aga see oli nagu lähedane või elementaarne või ma usun, et see inimene, kes nagu sumpab looduses palju ja näeb seal elu ringi. Aga teie räägite filosofeerimisest, mõnusast teetassi jutust. Kas teie mõte on see, et see verbaliseerimine nagu annab kogemuslikkusele? Ta loob selle silla. Üks asi on iseendaga tunnetuslikult, ma olen täiesti 100% looduse teema poolt, sest tegelikult loodusega me resoneerume kõik varem või hiljem. Aga kui me ei loo seda silda ehk seda pinnast, kust pealt saaksid, ma just mõtlen siin neid omavahelisi suhteid, et mida keegi soovib ja kuidas keegi üldse enda jaoks surma mõtestab. Et seda pinnast just, et meil üldse tuleksid välja need asjad ja üldse me hakkaksime nagu märkama ja võib-olla on keegi, kes kisubki kaasa kuskile poole või valgustab teise nurga alt seda teemat. Et aga kui me ei julge nendel teemadel ka seda ust üldse nagu paokile teha, siis sealt ei saa ka mitte midagi alata. See on hea küsimus, aga ma ütleks, et jah, see verbaliseerimine tegelikult teeb seda asja mingil määral selgemaks ja kergemaks ajapikku, aga me vist paraku ei saa, võiksime, aga ei saa päris võrrelda taluinimesi ja meie praegust siis ühiskonda, kuigi palju asju on meil samamoodi, aga tänapäeva inimene kuidagi on kaotanud, millest räägitakse. Me on unustanud selle, et kannatused on paraku elu üks loomulik osa. Et me tahame neid kõiki minimeerida, me tahame võimalikult ärevuse vabalt ja kenasti elada. Ma arvan, see tuleb osalt ka sealt. Ja enda kogemusest ma ütlen küll, et ma näen, et kui seda hakata kuidagi välja kiskuma, seda silda looma, verbaliseerima, siis täna see aitab. Et vanasti tõesti talus, ilmselt nad nägid kõrvalt, nad kindlasti elasid ka sisemiselt läbi neid asju, aga see oli selline elu igapäeva osa. Raske töö ja vaev ja siis surm. No, siis tuli ka armastus ju. Armastus oli ka kindlasti, oli väga palju. Teed ja näe vaeva. Ei, tegelikult armastust ei tulnud, ütles Tammsaare, aga meie ei taha sellest ka rääkida. Aga ma tahtsin võib-olla ka seda veel, see on ka see, eks ole, et jah, et mida lugege te klassikuid ikka hoolega, mitte niimoodi endale meeldivaid kohti sealt, jah. Aga mida ma tahtsin öelda, et hea kolleeg Madise küsimusele ka veel nagu seda mõtet pigem nagu laiendades või peegeldades on see, et minu jaoks on teatud mõttes tähelepanuväärne näiteks meie uue maja lastekirjaniku Triinu Laane Luukere Juhani juhtumised ja Poiss ja papa ühe sõnaga, kus läbi Uuemaa tänapäevase lastekirjanduse püütakse ka seda surmateemat nagu tuua just nimelt mõtestada seda läbi elu ja ka läbi ajalikkuse, mis on oluline ja küllap on tõesti ka meie ajale tunnuslik see, et meie meedia kultiveerib igavest noorust, sest ju ka ütleme, seeniori teemade puhul rõhutatakse seda, et kortsud ja hallid juuksed ja et see kõik, et me peame nagu nägema kogu aeg välja hästi noor ja edukas, et see väärikas vananemine vahetevahel mulle tundub, et seda püütakse nagu seostada ka pisut sellise, ütleme, kuidas ma ütlen, ma ei tahaks öelda lapsiku, aga ühesõnaga, et põhimõte on see, et sa oledki nagu kogu aeg alati noor, vaid mitte küps täiskasvanu, kellel tegemised võtavad aega, kellel siit-sealt teinekord valutab, kes teinekord räägib, ma ei tea, sama juttu 3 korda tüütuseni, eks ole, keegi ei taha kuulata, ikka jälle räägib. Ja et võib-olla me peaksime just nimelt vaatama, tulema sellest nii-öelda ka meie taasiseseisvunud riigi sellisest noorusest ja edukusest rohkem küpsuse suunas välja ja rohkem kajastama ka neid teemasid, mis on seotud küpsete inimestega, nende probleemidega, nende terviseprobleemidega ausalt ja ka seda, et see ei ole nagu häbiväärne, sest oma eriala tõttu ma vaatan meie vanaemade fotosid, vaadake teie ka, kuidas nemad 50-60 aastaselt välja nägid, eks ole. Rätikud peas
ja siin on paratamatult on see, mida ma vist ka alguses ütlesin, et need praktikad, mis minugi lapsepõlves veel Võrumaal olid, et tõenäoliselt need on vist jäänud meie ühiskonnas seni veel tõesti mingil määral, või nad ongi jäänud minevikku, sest sünd, surm, loomad, nende poegimine, nende toiduks tarvitamine, et see kõik on jäänud kuskile nagu distantsile, sest olles suhelnud ka loomaarstidega ega lemmikloomade puhul tegelikult kehtib sama fenomen. Lemmikloom peab elama nii kaua, kuni vähegi võimalik on, lemmikloom ei tohi surra, lemmikloom peab olema koos meiega igavene. Et ma arvan, et siin on jah mingisugune selline paradigma muutus, et me ei suuda nagu lahti lasta sellest, et me oleme ajalikud olendid. Aga kas juba, ma eeldan, et te olete natukene ka vaadanud seda, et kas juba nii-öelda inimesel tänaval on see nii-öelda, kui ta kujutab ette inimest, kes on suremas, et kas see eeldus on juba sellest meedia poolt ka juba see, et seesama, et need intensiivravi, kõik need, et kas see on juba, mis see keskmise inimese tänaval nagu pilt surmast üldse tänapäeval on? Ma ütleks, et pigem mitte tänaval, vaid meedias. Palun vaadake meie meediat, kuidas kujutatakse, ütleme selliseid, kui me räägitakse meedias, ajalehtedes, kirjutavas, kõnelemas meedias, milline on visuaal. See on tavaliselt väga viletsas haiglariietuses rulaatorit lükkav inimene, kelle sarnaselt vist keegi meist väga olla ei tahaks. Et ühesõna see pidžaama on talle kas liiga suur või liiga väike, tal on lääpa tallatud sussid. Jälgige neid fotosid, mul on pisike kollektsioon, ma ei saa neid näidata. Ja niimoodi me räägime Eesti ühiskonnas vananemisest. Aga see ei ole see, mida me tegelikult tahame. Ja sama on ka muidugi see, et meil on erinevad haiguskogemused, samuti ka see, kas ja kuidas me haigusest räägime, aga samuti ka see, me oleme indiviidina ikkagi bioloogiliselt erinevad, et kas ja kuidas üks või teine haigus meiega käitub ja kuidas meie temaga käitume, et see on ju tegelikult dialoog, mina ja haigus. Eks me peame kõik rohkem ikkagi aukartust tundma elu ja surma ees, siis on meie elu ja elu lõpp samamoodi ka väärikamad, see ei ole ainult haige teema, see on tervete teema ja seda oli rõõm kuulda, et on ka lasteraamatud juba, kus surmast räägitakse, see ei ole eesmärk omaette, aga juba noorest east me peame hakkama tunnetama, et me oleme ikkagi looduse osa ja see sünd, see on selline kingitus, eks ole, mis ühel päeval lõpeb, aga loodus ju jääb kestma, eks ole. Kes oli see klassik, kes ütles, elamine on väga ebatervislik, kes sünnib, see sureb, seltsimehed, meditsiini inimesed. Meil oli siin küsimus? Ei olnud? Ei pea? Ma tahtsin, minu nimi on Piret Paal, ka Tartu Ülikool Kultuuriteaduste Instituut, et ma tahtsin juhtida tähelepanu ühele sellisele huvitavale fenomenile ja võib-olla see tuli sellest, et me rääkisime üks päev telefonis. Et kui me vaatame, et me oleme nüüd kokku leppinud, teilt tuli kaasa, et Eesti on palliatiivravi arendamisega üsna maha jäänud kõikidest teistest riikidest aga et ma olen läbi viinud ühe teadusuuringu, mis on küll kirjanduse põhine ja see on avaldatud Journal of Pain Managementis, kus me vaatasime siis kõiki haiglaid, kus pakutakse palliatiivravi teenust ja me otsisime põhjuseid, miks need inimesed ikkagi ei saa palliatiivravi, isegi kui nendes haiglates on olemas need teenused, et mis takistab või pidurdab siis nii-öelda selle patsiendi suunamist adekvaatsest raviosakonda või siis nende inimeste juurde, kes saaksid kõige paremini tema olukorras toetada. Ja me leidsime ühtekokku 360 põhjust, miks alates paberimajandusest, mis on võib-olla liiga keeruline, arsti usust sellesse, et ma saan ise tegelikult ka need asjad tehtud, aga siis jäävad lihtsalt intensiivravi osakonnas sotsiaalne komponent jääb tavaliselt kõrvale. Ja näiteks noored patsiendid. Ikkagi üleravimine noorte patsientide puhul on väga suur probleem, sest et seal ei anta alla
sest keegi ei anna alla, sest et ta on noor veel ja et noh, vanemate puhul pigem nagu, noh, see on küll karm öelda, heidetakse üle parda, et noh, mis me nüüd enam, eks ole. Ja et see on nagu väga huvitav neid põhjuseid, me küll liigitasime need siis nii-öelda kuude kategooriasse, aga et tegelikult päris huvitav oli vaadata neid põhjuseid, et isegi kui teenus on olemas, et siis jääb mingi asja taha ja neid asju oli 360, eks ole, et need on kõik probleemid, millega me peame tegelema, isegi kui meil oleks ideaalne süsteem, kus meil on need teenused kõigile, kõikides Eesti piirkondades kättesaadavad, et meil on ikka veel minna. Jah, et ainult 360 on lahendada. Jah, iga päev on üks põhjus ja siis ongi tehtud. Nii, Katrin, tahtsid kommenteerida? Ja juba ammu ühest väitest tahtsin ma nagu natukene väikese jätku teha, et Vahur ütles, et surm on medikaliseerunud ja kolinud kodust välja. Teate, mitte ainult, ka elu lõpp on kolinud, ka elu õhtu on kolinud kodust välja ja meie arstidena näeme haiglas selle vahetuid tulemusi. Perekonnad võõrduvad, noored võõrduvad oma vanadest, kes on hooldekodus. Vanakene ootab juba ammu, kui arst temaga saab veel rääkida, kui ta satub arsti vaate välja, kiirabiga hooldekodust, satub patsient haigena arsti vaate välja. Ühel juhul saab arst patsiendiga rääkida ja ta saab teada, et patsient ootab juba ammu surma. Juba meie ootame seal hooldekodus kõik ammu surma, ütleb vanakene täiesti muretult. Temaga on surmast rääkida väga lihtne. No teised patsient kahjuks enam ei suuda midagi rääkida. Ja siis tulevad lähedased, kes on võõrdunud, aga nad armastavad. Nad ei ole võimelised kaotama. Nad ei soovi valu läbi teha, kaotusvalu. Sa oled küll võõrdunud oma emast, aga kaotusvalu ootab sind ikka ees. Sa ei taha seda tajuda ja siis sa ütled arstidele, te peate tegema kõik, et minu ema ei sureks. Ema kahjuks ise enam midagi ei saa öelda või kui saab öelda, siis läheb poeg ema juurde, ema, ära tee seda mulle. Sa pead laskma oma jala amputeerida, sest muidu sa sured. Ema ei taha. Ja pärast ütleb patsient arstile, ma ei saa oma poja vastu. Ma luban jala amputeerida. Ma räägin, lihtsalt kirjeldan seda, mis toimub tervishoiuasutuses kaasajal. Seoses sellega, et inimesed on võõrdunud suremisest, nad ei lepi, et nende lähedased paratamatult surevad ja nad on nendest võõrdunud, sest nad elavad mujal, mitte kodus. Ja see on nii valus, teate, see on nii valus. Elu pikendamine patsientidel, kelle jaoks peaks olema kohe seal koha peal, isegi hooldekodus, peaks olema palliatiivravi. Palliatiivravi seal samas. Üldse mitte kiirabi auto, üldse mitte EMO, mitte midagi sellist enam ei tohi sellele eakale inimesele osaks saada, kes haigestub näiteks põiepõletikku hooldekodus ja kes juba ammu ootab surma. Nii et need on nagu päris igapäevased ja päris valusad probleemid, mida me näeme. Ja ma arvan, et see on kindlasti ka sama nagu onkoloogias. Ma ka oma iga vastuvõtul ikkagi tuletan inimestele meelde, et äkki tulete järgmine kord mingi elukaaslase või mõne sõbra või mõne sugulasega, et äkki keegi tuleb kaasa seda arutama, aga tihti ei tulda. Ja tihti isegi kui palutakse, siis ei julgeta tulla onkoloogi vastuvõtule nendest asjadest alati rääkima, et ma arvan, et see on kindel. Ma lasen veel viimase küsimuse ja siis me teeme viimaselt ringe. Nii. Aitäh! Me tegime 2024 Raplamaal sellise tervisekonverentsi, mis rääkis surmast. Marju oli ka ilusti seal. Aga seal oli saalis auditooriumis oli siis tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna töötajad. Aga mis teie arvate? Ma korraldan Raplamaal ka Väärikate ülikooli. Võtage ette, kui mul on 300 eakate inimest saalis ja mul on loengu pealkirjad, räägime surmast. Kas on jõhker või seda peaks tegema? Ma olen 2 sellisel Väärikate ülikooli kokkusaamisel käinud loenguid pidamas. Ei olnud jõhker.
ausõna. tegema, eks Peaks ju. kindlasti. Kusjuures ühel Väärikate ülikoolil, kui ma õigesti mäletan, oli hiljem ka pärast mind rääkis ka jurist, kes ühe sõnaga selgitas küpses eas ette tulevaid kõiki neid juriidilisi teemasid, millega inimene puutub kokku ja mis alal ta võiks saada haritud. Ja ma tunnistan, et mina sain sealt 2 enda jaoks väga kasulikku nõuannet, mida ma ei teadnud. Nii et ma julgustan küll, et kas just peab seda, ühesõnaga see taaskord, eks ole, kuidas me seda sõnastame. Aga mul on jah olnud see au ja võimalus ja ma ütlen, et publik on olnud väga tänuväärne. Ma arvan ka, et meil on selline paneel, kes ütleb, et iga söögi alla, söögi peale. Kõik, kus rääkida saab, ma arvan, peab rääkima ja ma arvan, üks nagu kommentaar enda patsient sellel nädalal, siis kui peale seda, kui ma rääkisin, et kompuutri vastus ei ole väga hea ja haigus läbib edasi, siis oli küsimus, kas nüüd peab testamenti tegema. Ja siis mul alati see on täpselt see, et see testament pidi juba 3 aastat tagasi valmis olema. Et noh, et meil kõigil võiks tegelikult need jutuajamised, need mõtted valmis olla, et jumala eest ei juhtuks see sama, et sul on viimasel hetkel tulevad sugulased, meil on juhtunud seal ikkagi väga ebameeldivaid asju, inimesed nii testamentide kui pärandite kui süümepiinade kui kõige pärast, et ma arvan, et see kindlasti seda me keegi ei taha ju näha. Ma pean ikkagi ütlema veel ühe asjakese vahepeal, me rääkisime suremise ettevalmistamise või see, mida ma soovin, mismoodi mind maetakse. Patsiendi elulõpu tahteavaldusel on üks B-osa. A-osa on see, mis on arstidele kohustuslik, mida arstid peavad järgima kindla peale, aga on B-osa, mis ei ole tervishoiutöötajatele järgimiseks, aga on teada võtmiseks nii tervishoiutöötajatele kui ka lähedastele. Ja tegelikult ka raviasutuses on suremise osas nii-öelda võimalik vastu tulla. Isegi lemmiklooma võib kaisu saada, kui sa seda väga vajad ja kui on vastavad tervishoiutöötajad muidugi. Jah, aga see B-osa on olemas, kui sa saad selle kõik kirja panna, mis on sulle tähtis. Ma tahan Beethoveni saatel surra. Ma tahan roosat patja. Ja seda kõike on võimalik saada, kui vähegi võimalik. Meil on umbes 10 minutit veel jäänud ja meil on see meie algusküsimus vaja ära vastata, et kuidas teha nii, et tähendab need inimesed siin ja need kõige, kes nendega hakkavad koos seda tee või kohvitassi või veiniklaasi jooma, et kuidas teha inimesi võimalikult avatuks sellele jutuajamisele, kuidas inimesed oleksid valmis sellest jutuajamisest ja kuulakski nagu paneeli mõtteid, et kuidas avada neid jutuajamisi, kuidas neid pidada ja mida selle juures ka arutada. Nii Beethovenit kui ka seda koerakest. Ja. Kas keegi tahab alustada? Mul otsa või? Ei pea. Aga võib-olla mina, kuna ma ei oska sellele tegelikult vastata väga hästi, ma võin siis ära öelda selle. Et nagu ma ütlesin, et me kõik tuleme väga erinevatest kohtadest ja meie ütleme hingeelu ja üldse selline meeleline seisund ja emotsionaalne küpsus ja kõik on väga-väga erinev. Et seda kindlasti ei saa kuidagi nagu sundida, aga verbaliseerimine teeb seda asja ikkagi järjest lihtsamaks ja avab seda, nii et ma olen selle poolt, et igaüks kas väikse veiniklaasiga, väikse teetassiga, kellel kuidas vaja on, et aga tasapisi hakkame rääkima sellest ja lubame endale tundeid, et see on igati okei. Jah, ma võib-olla esmalt võib-olla iga inimene võiks ise endalt hakata küsimusi küsima, et täpselt ongi see, et milline on ikkagi see minu suhe selle teemaga. Ja sealt tegelikult ma arvan, et üsna ruttu imbuvad vastused pinnale ja kui tegelikult sealt tulevad mingid väga sellised ärevad, väga emotsionaalsed vastused, siis tegelikult seda enam peaks sinna tegelikult kaevuma. Aga kaevuma ei peagi üksi, et kui ikkagi teema on hästi tundlik ja teebki väga haiget, et ma räägin, et minu meelest see hingehoid kui selline on meil väga valesti tõlgendatud teema, et ta tihtilugu võetaksegi, et hingehoidja on siis ainult olemas, kui nüüd on päris need viimased
palved ja talle hästi sageli ikkagi pannakse selline religioosne, justkui nagu evangeeliumit ainult loetakse seal, aga tegelikult hingehoid on hoopis midagi muud, et mina tegelikult soovitaks igal, ja see ei peagi olema otseselt nagu ametipostilt hingehoidja, vaid kas inimestel on, kas teil on hingehoidlikku suhet? Ja tegelikult sellistest hingehoidlikest suhetest tuleb see surmateemaga üsna niimoodi loomulikult tegelikult mingi hetk pinnale. Sest need on need võib-olla kohad, kus me olemegi nagu lahti sellistes hingehoidlikes suhetes. Aga esmalt ma et iseenda jaoks küsiks, mis suhe mul on selle teemaga. Katrin? Mina räägiksin arstidest või pöörduksin arstide poole. Et üldiselt võib öelda nii, et eetiline arst on kompetentne, empaatiline ja julge. Ja kuni arstid kardavad olla eetilised, ehk aktsepteerida inimeste, oma patsientide surelikkust, kuni nad peidavad ennast selle eest, nii kaua on ka patsientidel väga raske, ehk siis inimestel väljaspool tervishoiusüsteemi väga raske leppida surelikkusega. Et mina unistan sellest, et arstid saaksid head hingeharidust ja muud haridust, kuidas suhelda, kuidas mõelda, kuidas olla eetiline. Seda tegelikult tuleb õppida. Et ma ei oska muud lahendust praegu välja pakkuda. Mina inimese ja surmakultuuri uuriva teadlasena võtaksin isikliku formaadi ja ütlen, et ärge kartke võtta lapsi matustele kaasa. See algab sealt ja siis saab hakata surmateemadel rääkima pala haaval. Et olukord ei läheks niisuguseks väga troostituks ja kurvaks, siis ma räägin 2 lugu oma perekonnaloost. Me saatsime Viimsele teele ühte tuntud folkloori ja rahvalaulu taustaga meesterahvast Setomaale aastaid tagasi. Mu noorem poeg võis olla selline 4-aastane. Ja ega ta väga aru ei saanud, mis toimub. Ma küsisin, et kas sa tahad onu, jätame siin nime nimetamata, tulla kaasa, kui me tema kirstu ümbert mööda või kõnnime, nagu komme ette nägi. Ütles, et jah, ma tahan. See oli küll rohkem niimoodi, et tal oli nina minu seelikus, aga ta tegi väga vapralt selle käigu ära. Ja kui me siis olime peielauas istunud ja hakkasime koju sõitma, siis ta äkki küsib minu käest, et ema, et kui ma iga päev söön tükikese musta leiba, et kas ma siis ei sure ära. Ta nimelt ei võtnud musta leiba suu sisse ka, kuigi ta peaks olema etniline eestlane ja see peaks olema tema lemmiktoit. Ja mina ütlesin talle, poja, et me sureme ikkagi kõik kunagi ära, aga sa elad väga vanaks. Mille peale tüübil läksid silmad suureks ja ta teatas rõõmsalt, ema, kas ma 40-aastaseks elan? Ja mina ütlesin, et elad küll. Pärast seda niimoodi siis iga hommik võeti natukene musta leiba ka. Ja mul on olnud, vanem poeg on olnud abis ühe matuse toimetamisel, kus jõulude ajal lahkus üks keeleteadlane, kus ei olnud ei hauakaevajad ega kedagi. Ja kui ta siis oma naise perekonnas ärasaatmisi pidi korraldama, siis öeldi, et aga ta teab matustest ja kõik. Ja mina ütlesin, ma muigasin, mõtlesin, see tuleb tal perekondlikust taustast. Et see on hoopis nagu teissugune suhe, et võib-olla mulle ütleme niimoodi, et mulle päris hästi see ei meeldi, et umbes, et laps tule siia, me hakkame sinuga nüüd täna surmast rääkima. Et tegelikult nii nagu me kõik vanemad inimesed oleme pannud selle pildi enda jaoks kokku kildhaaval ja minu arvuti desktopil on failikaust ja minu majapidamises on üks väike sahtel, kus on midagi ja on riidekapis üks sahtel, kus on midagi. Ja need, kes peavad teadma, need teavad. Ja teate, kui hea mul olla on. Ma ei pea selle pärast enam muretsema. Et võib-olla alustame sellest, et käime teinekord lastega kas või kultuuriloolisel ekskursioonil kalmistul. Ma olen seda teinud oma laste klassiga. Ma olen lasknud neil panna marsruudid maha, rääkida kalmul ühest, teisest ja kolmandast inimesest. Ja võib-olla mõtleme haridussüsteemis tõesti ka selle peale, et gümnaasiumi tasandil võib-olla võiks käia
sünnitushaiglas, rääkida raseduse peetumisest, rääkida vaikuse rahupaigast, võtta ette võib-olla see käik krematooriumi, võib-olla rääkida mõne vaimulikuga, hingehoidjaga, veel kellegagi, mõne meedikuga, ja sinna juurde jätkuvalt seesama mõte, mida me oleme täna väga palju korranud, see on aukartus elu ees. Kas me hoiame inimest siin sellepärast kinni, et me tegelikult ei saa, ei taha, ei oska, ei suuda leppida sellise nähtusega, nagu seda on surm. Ma olen Marju Kõivupuuga igati nõus, et tegelikult lapsepõlvest algab tervisekasvatus, algab ka see aukartus elu surma ees. See kõik on õige jah, et see aitab natukene kaasa, siis on vanemaealiseks saades on lihtsalt natukene lihtsam. Aga mis puudutab seda hingehoidu, võib-olla võrdleks või pigem võib-olla võiks rääkida nagu hingerahust. Et siin targad inimesed on ju öelnud korduvalt, et inimesel on kõige tähtsam tema sisemine rahu või hingerahu. Ja siin oli jutuks, eks ole, ka see elu lõpu, need vestlused. Nii lahkuv patsient tahab hingerahu, ta tahab, eks ole, rahus lahkuda. Tegelikult ka patsiendi lähedased, toetajad, hiljem leinajad, ka nemad tahavad hingerahu. Nii et selles mõttes nende vestluste eesmärk peaks olemagi mõlema poole sellise hingerahu saavutamine. Olete nõus sellega? Jah. Väga ilus. Mulle tundub, et me oleme natukene mugavamaks saanud selle teemaga. Ja tegelikult mul on hullult hea meel, et kõik täna tulite seda kuulama. Ja jällegi, nagu siin on 3. paneel surmast, siis räägime veel, saame mugavamaks, teeme ilusaid elutäis elulõppusid, häid otsuseid ja elame veel ja rohkem. Jah, aitäh teile ja aitäh!